miski pole parem kui külm vesi kuumal päeval. Tere, mina olen Paksi, sinu lemmik kosmoseavastaja. Ja täna räägin ma sulle veeringest. Kas teadsid, et vesi, mida joon, on sama vesi, mida jõid dinosaurused üle 200 miljoni aasta tagasi? Ja see on sama vesi, mida juuakse 50 aasta pärast. Nagu tead, siis iga elusolend maal vajab elamiseks vett. Taimed, puud, loomad ja loomulikult ka inimesed. Maal on ainult kindel kogus vett. See oli niiviisi 4 miljardit aastat tagasi ning on ka tänapäeval. Vesi liigub muudkui ringi ja ringi. Seda kutsutakse veeringeks. See on nutikas viis, kuidas emake loodus vee uuesti ringlusesse võtab. Tule, ma näitan sulle, kuidas. Kui päike soojendab maad, suureneb jõgede, järvede ja ookeanide vee temperatuur. Selle tõttu aurustub mingi osa veest õhku, muutudes gaasiks nimega veeaur. Seda nimetatakse aurustumiseks. Kui veeaur liigub üles, siis ta jahtub ning muutub uuesti veepiiskadeks. Nii tekivad pilved. Seda protsessi kutsutakse kondenseerumiseks. Kui suur kogus vett on kondenseerunud ning õhk ei suuda nii palju veepiisku enam hoida, langeb vesi tagasi maa peale. See võib juhtuda erinevatel viisidel. Vihm, rahe, lörts või lumi. Seda kutsume me sadestumiseks. Sadu ei ole alati väga tore. Eriti kui sa tahad väljas mängida. Kogu maale alla sadanud vesi kogutakse erinevatel viisidel kokku. Seda kutsutakse kogumiseks. Vesi, mis sajab ookeanidesse, järvedesse ja jõgedesse, aurustub uuesti ning algab uus tsükkel. Vesi, mis sajab maapinnale, teeb selle märjaks ning osa sellest imbub läbi maapinna kihtide ja muutub põhjaveeks. Vesi, mis langeb taimestikule, aurustub uuesti taimelehtede kaudu. Ja kas tead, mis juhtub veega, mis langeb liustikele lumena? Osa sellest külmub ja hoiab liustiku elus. Ning osa sulab päikese soojuse tõttu ning toidab jõgesid. Äge, kas pole? Iga kord, kui taevast langeb sademeid, võetakse see üha uuesti ja uuesti ringlusse. Teie planeet on tõepoolest suurepärane. Täna saime teada, et iga elusolend vajab elamiseks vett. Vesi maa peal on olnud 4 miljardit aastat seesama. Vesi aurustub, muutub pilvedeks ja sajab seejärel maale tagasi. Seda kogutakse ookeanidesse, järvedesse ja jõgedesse. See võetakse üha uuesti ja uuesti ringlusesse. Nägemist peatse kohtumiseni meie uuel seiklusel läbi selle toreda universumi.